15. kuni 19. jaanuarini toimub kortermajade kontrollikampaania. Tuleohutuskampaania võimestamiseks kontrollivad ohutusjärelevalve inspektorid tuleohutusnõuete täitmist kortermajade üldkasutatavatel pindadel. Kõige suuremaks probleemiks on kortermajade trepikodades hoitavad esemed. Asjade hoidmine trepikojas tundub küll praktiline ja mugav, kuid see on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel. Suurimateks probleemideks trepikodades on jalgrattad, vana mööbel, potitaimed, kodutehnika ja lapsevankrid. Selleks, et lapsevankriga pere ei oleks oma murega üksi, peaks korteriühistu või majavanema kaudu koridoride evakuatsiooni teemat ühiselt majas arutama ja leppima kokku, kus ja kuidas elanikud vankreid, aga näiteks ka jalgrattaid hoiavad. Kaaluda võiks keldrite remonti ja ühiste hoiuruumide rajamist. Lisaks on kavas vaadata üle elamute küttesüsteemid. Küttesüsteem peab olema seaduslikult ehitatud või paigaldatud. Kui majas on tahkekütteseadmed, siis peab kutseline korstnapühkija puhastama seda vähemalt kord aastas. Kuigi paljudes kortermajades on keskküttesüsteem, on Eestis piisavalt ahiküttega kortermaju ja kortermaju, kus kasutusel gaasikatlad. Lihtsaim viis parandada oma maja tuleohutust on töökorras suitsuandur. Ohutuse tagamiseks tuleb andurid paigaldada kindlasti ka maja ühiskasutatavatesse koridoridesse. Tuleohutuse teemat tuleks regulaarselt käsitleda ühistu koosolekutel. Tuleohutus, nagu ka makstud kommunaalkulud, peaks olema kõigi majaelanike ühine mure. Päästeameti ohutusjärelevalve alanud aasta üheks fookuseks ongi tuleohutusnõuete täitmine kortermajade üldkasutatavatel pindadel.